Minu nimi on siis Marek Õmpu, pidin tulema täna siia rääkima, kuidas ma hakkasin siis tarkvaraarendajaks. Aga kust te teate, äkki ma ei ütle teile? Ja panemegi selle kinni ja ma lähen koju. Aga okei, ma ei tulnud siia nalja tegema, eks ma siis räägin. Oota, kus see pult on? Siin. Aha, väga vahva. Nii. Ma olen suht lühikese jutu vend, nii et liigume kohe edasi. Nii, et siis sissejuhatuseks, et kus mul tekkis see mõte, milline oli plaan, mis oli siis see enesearendamine, kuidas ma üldse sain siis tarkvaraarendajaks ja lõpetuseks siis, kuidas ma sain ka tööle ja mis olid siis minu kõige suuremad katsumused. Kas see natukene hakib? Ei haki? Okei, siis on hästi. Lähme siis asjaga edasi. Isiklik lugu siis, et ma olen natuke sohki teinud ja kui ma olin laps, siis mulle kogu aeg meeldisid arvutid. Siis kui oli toru.ee aeg, kui sai FTP kaudu CS1.6 tõmmatud, siis igasuguseid videosi, mis iganes. Ja kunagi oli selline asi nagu LimeWire, millega sai tõmmata asju alla, niimoodi. Ja siis läks elu edasi, siis ma mõtlesin, kui ma läksin ülikooli hakkasin minema, siis mõtlesin, et mis ma nüüd teen siis, kas ma lähen õpin IT-d või lähen õpin midagi muud. Ja ma otsustasin, et ma lähen õpin keemia materjalitehnoloogiat. See oli väga põnev. Ühesõnaga eesti keeles ma hakkasin keemikuks. Töötasin siis 4 aastat tehastes, aitasin siin 2 ettevõttel püsti panna, neil tootmist ja kõik oli lahe aeg, aga siis juhtus üks huvitav asi, kas kujutate ette? Mu ülemus andis mulle Excel VBA-s ülesande. Nüüd ma ei nimeta, et VBA on programmeerimine, aga ta andis. Ja saate aru, ma tegin selle ära ja siis istun oma kontoris ja mõtlen, et screw this, ma hakkan programmeerijaks. See on jumala fun. Ja ausalt öeldes ma läksingi töölt ära. Mul on siin teemad juhuste kokkusattumise riskide võtmine, aga tegelikult ma võiks kohe edasi liikuda siia ja siin ma räägin teile sellest. Ühesõnaga, minu esimene mõte oli see, et ma lähen nüüd ülikooli, aga ei tahtnud raha maksta, aus vastus. Ja ma mõtlesin 3 aastat uuesti, kui ma olen seal 5 aastat juba käinud, mis ei ole sugugi halb, ma olen teie üle jumala kade, et saate ülikooli minna. Aga mul oli vaja alternatiivi. Ja siis see juhuste kokkusattumus oli see, et ma töötasin ühes teises kohas vahepealselt ja istusime siis kolleegiga kivi peale ja ma ütlesin, et tead mees, Kristjan oli nimi. Ütlesin, et tahaks täiega programmeerimist minna õppima. Siis Kristjan ütles mulle, et kuule, ma tean ühte vali IT-programmi, et mine sinna. Täiesti juhuslik kokkusattumus, eks. Ja siis ma hakkasin uurima, mis asi see vali IT on siis. Panen Google'isse püsti ja vaatan, et otsitakse täiskasvanud inimesi, kes on varasemalt ülikooli läbinud ja tulge õppima programmeerimist. Aga ma olen ikkagi keemik erialast ja suht analüütiline, siis ma teadsin, et mul peab mingi edge olema ka. Ja siis ma hakkasin uurima netist, kuidas õppida siis programmeerimist, peamiselt Javat. Ja uurin ja leian õpetusi ja hakkasingi puhtalt päev ühest pihta. See oli siis äkki mingi oktoober. Ja hakkasingi õppima ja õpin, alustan uuesti, midagi aru ei saa. Täiesti uskumatu mingi nonsense ufo keel, on ju. Aga ikkagist jätkan. Mul tekkis selline hasartsus. Ma ei oska seda seletada. Ma kogu aeg tahtsin seda edasi teha. Ja siis ma hakkasingi see õppima edasi. Ja vaatan, mis seal järgmise slaidil on. Aha, väge. Mis on meil kõigil ühist? Mis te pakute? Öelge julgemalt. Seal tuleb üks enesekindluse slaid ka, nii et ma tahaks, et oleksite ka enesekindlad. Mis on meil kõigist ühist? Ma õppisin erinevat asja kui teie, aga... Mis? Ma ei kuule, aga vahepeal ma ütlen vastuse. Tahtejõud. Tahtejõud on meil kõigil üks ja sama. Tahtejõud. Ma võin võrrelda sind, ennast, teda, toda, aga meil kõigil on tahtejõud olemas. Tegelikult see on minu arvates üks peamine
driving force üleüldse elus. Kui sul on tahe, siis sa saavutad kõik. Ma hakkasin üks päev mõtlema, filosofeerisin iseendaga, et ma olen tegelikult saavutanud kõik elus, mis ma olen tahtnud. Ma ei hakka nagu nendesse sisse minema, mis teemadel, aga tegelikult ma olen kõik saavutanud, mis ma olen tahtnud. Ja siin ongi üks lause, mille ma ise välja mõtlesin. Ma ei varastanud seda. Ma ei tea, kas ta on üldse äge lause, aga learning one thing every day takes about 30 minutes. That is equal to 365 new ideas per year. Ja ma ütlengi, et see oligi minu public void secret formula. Ma iga päev proovin õppida ühe uue asja juurde. Okei, mõni kavalpäev võib-olla küsib, et mis te siis täna õppisid, Marek? Ma võin kohe öelda. Täna ma õppisin Reactist sellist asja, et kuidas map state to props viia teisele layerile, ehk siis seda kutsutakse wrapperiks ja wrapin siis komponendi sellega. Okei, üks asi õpitud, juba olemas. Ja teate, mis on pull sellega? Ma tean, et see tundub selline tüüpiline mingi seminari, mambo-jumbo, mingi, ma ei tea, mõtle hästi ja tee kell 6 joogat ja ma ei tea, no käi trennis ja mis igas, aga tegelikult see toimib, päriselt ka. Vahepeal on isegi mul selline hasardsus, et ma teen selle ühe uue asja ära ja mul tuleb veel, et ma satun nagu kuidagi nagu rabbit hole'i edasi ja ma uurin veel edasi ja edasi ja edasi ja lõpuks tegelikult ma olen juba 4 uut asja õppinud. Aga siis ma panen raamatu kinni ja lähen midagi põnevat. Ja järgmine päev õpin uuesti ühe uue asja. Nüüd, jah, see viimane asi, passion, see ongi see tahtejõud siis. Et ma ei oska öelda, mulle nagu sõna otsas meeldib. Näiteks eelmine pühapäev samamoodi. Ma ärkasin hommikul üles, tegin ühe kohvi, mõtlesin, et teen võiks ühte kodulehte täna teha. Ja hakkasingi pihta. Ja tegingi kodulehte ja õppisin palju uusi asju juurde. Üks asi, mis ma ütlengi siin, et ülitähtis on et te noored, teete hobiprojekte, vahet ei ole, kui loll see on või kui lahe või igav see on, aga see on kõige lihtsam viis, kuidas te õpite kõige kiiremini. Alusta üks päev lihtsalt ühe mõttega, et täna ma teen kalkulaatori. Kas teate, minu esimene programm oli kalkulaator terminalist. Kõige esimene hobiprojekt. Ja ma õppisin sellega tegelikult suht palju, kuidas anda inputi terminalist, kuidas terminalis pärast Java kood kompileerub selle ja arvutab vastuse välja. Et isegi selline lihtne asi, ma teadsin, et ma ei müü kellelegi seda miljoni eest maha. Et see on lihtsalt üks loll terminali programm, kus ma panen asju sisse ja arvutab välja. Aga kõik algabki sellest. Lihtsatest asjadest. Ja minu arvates isiklikest hobidest, et ühte asja ma ütlengi, et ma võin seda raamatut sul lugeda ja õppida paljusid asju, aga just need hobiprojektid on minu jaoks olnud kõige rohkem arendavad. Näiteks ma tegin GitHub Finderi, mis otsib siis, sisestad sinna search bar'i inimese username'i, otsib sinu GitHubi üles. Mis ma veel tegin? To-do listi olen teinud. Jumal, neid on nii palju. Lähme edasi. Nüüd, küll aga. Kõige raskem osa ongi selle esimese töökoha saamine. Nüüd ma ei tea, võib-olla, kuidas ma ütlen seda, et te peate võtma mingisuguse riski. Et te lihtsalt pakute ennast ettevõtetele, ütlete, et ma tahan tulla praktikale ja tähtis on teie isiksus, et te olete tahtejõuline, te olete sõbralik ja te ei tohi olla ülbe. See on peamine. Ei tohi olla ülbe. Olge avatud kõigele. Rääkige nendega, arutage nendega. Üks hea trikk, kuidas sõbralikkust kasvatada, kui te ei ole väga sõbralik inimene. Võtke enda kursakaaslane, tehke midagi koos, mingi programmi. Ma kunagi olin suht vastane sellele, mul ka nagu väga ei meeldinud kellegi koos programmeerida. Aga siis ma avastasin, et et see on päris äge. Ja see Jumal aitab. Istute koos maha, olete ühe ekraani taga ja arutate. Kuidas me nüüd teeme seda? Näiteks mul oli üks lahe kursavend, Raul Kristjan, ja temaga me tegimegi koos asju vahepeal. Mulle ei meeldi väga front, nüüd ma oskan küll, aga mulle meeldis back rohkem, talle meeldis front. Ja siis me vahepeal tegimegi backi asju ja fronti asju koos, ja see arendas väga kiiresti. Üks metoodika on veel muidu, kui teile ei meeldi inimesed, ma ei tea, inimesed on erinevad, eks? Et
See on siis rubber ducky method, kui olete kuulnud, kollase pardi meetod, whatever. Panete kollase pardi endal laua peale ja seletate talle kõik, mida te teete. Nüüd ma kirjutan public void. Public tähendab ta-ta-ta-ta, void teeb seda, ei ole tagastust, ta-ta-ta-ta. See on üks hea meetod, kui te sõpru ei ole. Aga ma usun, et teil kõigil on, et te olete kõik ju vahvad inimesed siin täna. Aga ikkagi, ma pakun alternatiive. Ma olen programmeerija, ma pean leidma mitu lahendust probleemile. Ole enesekindel. Et te saate elus rohkem lööke tagasi. Ma olen ise ka saanud, kas või selles programmeerimise maailmas. Aga tähtis ei ole kunagi alla andmine. Tähtis on kogu aeg edasi liikuda. Vahet ei ole, kui palju lööke saate. Ja kui te arvate, et ükskõik mis maailmas, ma räägin oma endisest erialast ja praegusest programmeerimismaailmast, siis te saate rohkem tagasilööke kui edasilööke, kui see makes sense. Aga ärge olge sinisilmsed. Kui kuskil ei lähe asi läbi, jätkake edasi. Olge based, kui teate, mis see tähendab. Based. See on suva. Ma tean, milleks ma vääriline olen. Ma tean oma väärtust. Ma tean, et ma tahan seda. Millest ma veel võiks rääkida? Vali IT-programmist või? Päris askali. Tempo on seal kiire. Ma ei ütle, et see halb on, aga kuskilt peab ju alustama. Selles mõttes, et sa üritad sükest asja ära õppida nii kiiresti, mida teised inimesed õpivad 3 aastat, sul lihtsalt ei ole aega. Ütleme nii, et minu isiklik arvamus selles protsessis on jällegi see sama tahtejõu küsimus. Et ma nägin oma kursakaaslastest, kes tahtsid, need tänaseks päevaks kõik töötavad. Aga need, kellest said süke, ma ei tea, et võib-olla lähen endise eriala juurde tagasi ja ta-ta-ta-ta. Nendega nagu jäid soiku põhimõtteliselt. Mul on tegelikult 2.30 rääkida Omnivast ka. Et Omniva oli tõesti ettevõte, kes mind sisse võttis. Läksin sinna praktikale ja pandi kohe back'i peale tööle Java Spring. Mästasin seal 3 kuud, 4 kuud. Ja lõpuks sealt edasi nähti, et minus on potentsiaali, mul on tahtejõudu ja pandi juba suuremasse meeskonda tööle. Et Omniva on selles mõttes ikkagi hea ettevõte, kes otsib ka praktikante ja jätkuvalt tegeleb edasi praktikantide võtmisega. Et ma arvan, et nüüd on hea aeg teha lõpetus. Küsige. Ei taha küsida. Full stack arendust, peamiselt React, Java ja Spring. minu.omniva.ee võite oma telefoni dokside sisse, aga põhimõtteliselt on erakliendi teenindusega. Lähed sinna saidile, paned oma paki koodi sisse ja näitab sulle, kus su pakk praegu on, saad registreerida pakke, saata pakke, et ühesõnaga see, aga see koosneb peamiselt 3 stackist. No ametlikult professionaalne, sest see on terminoloogiliselt õige. Professionaalselt olen 10 kuud, aga enne seda alustasin, ütleme, 4-5 kuud enne. Alguses alustasin ise õppimist, siis läksin Vali IT-sse. Vali IT-s oli elu selline, et läksid kooli, tulid koju, õppisid edasi, läksid kooli, tulid koju, õppisid edasi. Töö juures põhimõtteliselt sama. Lähed tööle, tuled koju, õpid edasi. Mitte kogu aeg, ega meil no-lifer ka ei ole. Et vahepeal peab ikka sotsiaalseid tegevusi ka tegema. Teie ka. Sest et lihtsalt mainin ruttu. Et üks asi on ka väga tähtis, on connectionid. Ärge kunagi programmeerimismaailmas sildasid põletage. Sest et te ei kujuta ette, kui väike on see tegelikult. Te kõik istute siin.
Te kunagi, ma arvan, et kui kõik siin Eestisse jäävad, siis te kõik teate kunagi üksteist. Ja samamoodi, kui ma näen mingit teist programmeerijat, ma juba tean ära, kus ettevõttes ta töötab, kui ta ütleb mulle oma nime näiteks või kui ta ütleb, mis ettevõttes on, et hästi tähtis, nagu ka eelmine esineja või üle-eelmine ütles, et connectionite loomine. Ja see ongi see sõbralikkuse teema, et olge kõigi sõbralik. Aga kui siit saalist rohkem küsimusi ei ole, siis võtaks ka interneti küsimused, et kas nii suures kampaanias nagu Omniva juba kasutatakse Kotlinit Java asemel? Minu meeskond mitte, aga teised meeskonnad küll. Jah, vabandust. Ma lihtsalt, meie personalijuht Lisel Veskimeister, temaga võite ka juttu ajada. Teeme talle ka aplausi, palun. Aitäh! Lisel oli ka üks isikutest, kes mind kaasas Omnivasse, nii et ma olen väga tänulik talle. Nii. Ja siis on üks küsimus veel, et mis on sinu trennirutiin? Mis asi? Mis on sinu trennirutiin? Trennirutiin või? Oi jumal, te ei kujuta ette, ma võingi siia sellest rääkima jääda, aga ma üritan lühidalt kokku võtta. Võtke 1:1 proteiini grammides. Naisterahvad, kui tahate alla võtta 1500 kilokaloreid päevas, meesterahvad 1800 kilokaloreid päevas. Tähtis on terve keha treenida, ehk siis mina teen 1 päev jalad, 1 päev õlad, tähendab ülakeha ja 1 päev kõhulihased. Seega, jah, aga ma võin rääkida 2 tundi teile sellest, kui tahate. Aga teeme ühe suure aplausi Marek Õunpuule.